ja tänaseks teemaks on meil siis arenguvestluse küsimused ja küsimustikud. Ehk siis rääkisime 2 nädala eest, kuidas moodi klassijuhataja vestlust läbi viia. Ja täna siis uuriksime, kuidas moodi neid küsimused ja küsimustikud siis klassijuhataja käsutusse saavad. Ja tuletan siis meelde, et videojuhendite leht on mikk endiselt olemas ja et kõik senised koolitused ja webinarid on YouTube'is kättesaadavad ja leiate siis need nii sealt Help e-kooli EU lehelt kui ka e-kooli lehelt. Ja näitan teile seda slaide siin teises aknas, et oleks natukene parema kvaliteediga järelvaadatav video. Nii, ja räägime siis küsimuste tüüpidest, küsimuste koostamisest, küsimustike koostamisest ja millised aruanded kooli juhtkonnale siis näha on. Ja esamalt siis seda, et küsimusi on tegelikult päris palju. Ja me käime need kõik järjest läbi, et ükski meelest ära ei läheks. Küsimused, ma lähen kõigepealt korraks e-kooli lehele ja ma lähen Kassisaba kooli, kus arenguvestlused on alles päris uus teema. Arenguvestlused ja ühtegi vestlust ei ole, ühtegi küsimustikku ei ole ja küsimusi on nagu 2 grupis, mustandid ja mittemustandid, nii et siia me neid uusi küsimusi tegema hakkame. Et küsimused võivad olla valikvastusega, ehk siis üks vastuse variant on õige liuguri abil, vastused on horisontaalselt ekraanil ja eraldi spetsiaalselt kooli arenguvestluse jaoks koostatud küsimustüüp on siis valikvastusega õppeainete või ainetundide kohta. Valikvastused, mitu vastuse varianti, päevaplaani küsimus, ehk siis küsitakse, mis kellast kellani sa midagi teed või mis kell sa midagi teed ja kõige tavalisem ehk siis teksti küsimus. Ja nüüd selleks, et asuda neid küsimusi või küsimustikke tegema, ma lähen korraks siit üle, on siis arenguvestluste akna viimane taab ehk küsimused ja siin on siis uue märksõna lisamine ja uue küsimuse lisamine ja need kõik tegevused on siin ekraanil, nii et vaatame nad üle. Nii, see on siis küsimuste ekraan ja iga küsimus peab kuuluma ühte või mitmesse märksõnasse. Et märksõnade abil siis küsimustikku nad grupeeritakse kokku ja märksõnade abil siis on vanematel ja õpilastel ja ka arenguvestluse läbiviimisel lihtsam nendega tegeleda. Märksõna on tegelikult ainult märksõna nimetus ja kuna märksõnad kuvatakse tähestiku järjekorras nii siin kui ka küsimustikus, siis märksõnade koostamisel võiks mõelda natukene sellele, et kui mul oleks lihtsalt kool ja lihtsalt vanematele, siis nad on õiges järjekorras, aga kui ma tahan näiteks küsida ka huvitegevuse kohta, siis lihtsalt huvitegevus läheks ta kõigis küsimustikes esimeseks küsimuseks. Et huvitegevus oleks 3. küsimus, peaks ma siis ütlema, et see märksõna on 3 huvitegevus salvesta ja nüüd see huvitegevus siis peale seda, kui ma olen korraks ära käinud, tuleb õigesse kohta ja tuleb õigesse kohta ka siis, kui asuda küsimustikku tegema. Et siin on mitu varianti, et üks on nummerdada need ära. Kui ma näiteks tahan vanemate omas panna viimaseks, siis ma võin öelda, et vanemad on nüüd näiteks ka 3 salvesta ja ma võin öelda, et huvitegevus on nüüd 2 salvesta ja jällegi ekraani uuesti laadimisel on need märksõnad koha vahetanud. Et kas need nummerdada ära või siis panna neile näiteks tähed ette A, B, C
või kuidagi muud moodi, et sellepärast selle enne küsimuste lisamist võiks tegelikult olla koolis kokku lepitud, et millist arenguvestlust me teeme, mis on need arenguvestluse küsimused, mida me küsida tahame. Ja kui need vaidlused on ära peetud enne ja see lõplik kava on koos, siis on sobilik asuda neid küsimusi e-kooli panema ja siis on ka selge, millisteks osadeks me selle küsimustiku tahame seada. Ja hea uudis on see, et kui te algul läks natukene viltu, ehk need märksõnad tulid lihtsalt, ütleme näiteks kool ja huvitegevus ja vanematele ja te näete, et need asjad on sassis, siis siia saab alati tagasi tulla ja seda märksõna nimetust saab muuta ja koheselt muutuvad siis ka küsimuste järjekorrad kõigis järgnevates ekraanides. Nii et see ei ole nii lõplikult kivisse raiutud tegevus, nagu on tegelikult kõik järgmised tegevused. Ja iga küsimus võib olla siis, peab olema vähemasti ühes märksõnas, ilma märksõnata küsimust olla ei saa, aga iga küsimus võib olla mitmes märksõnas, näiteks kui tihti vaatad televiisorit, ma võtan ta muutmiseks lahti. Ma näen, et kui tihti vaatad televiisorit on märksõnas kool, ma saan ta lisada ka märksõnasse huvitegevus, ma saan ta lisada ka märksõnasse vanematele. Ja peale salvestamist on siis huvitegevuses juba üks küsimus, vanematel üks küsimus, see on seesama küsimus. Ja kui ma teen selles küsimuses siin mingi muudatuse, televiisorit, kirjuta siia oma ajahinnang keskmiselt päevas. Näiteks ma kirjutasin siia seletuse, küsimuse kirjelduse. Ma saan seda teha seni, kuni küsimus ei ole salvestatud, kuni ta on mustand. Ma võin minna huvitegevuse alla. Siin on see sama selgitus juures. Ma võin minna kooli alla ja siin on see sama selgitus juures. Ja kui nüüd inimene vastab sellele küsimusele, kui tihti vaatab televiisorit, ja ta teeb seda ükskõik millise selle grupi all, siis selle küsimuse vastused võetakse tegelikult aruandesse kokku, ehk siis ükskõik, kas ta paneb huvitegevuse all märkme, kui palju ta vaatab televiisorit, kas ta paneb vanemate plokis märke, kui palju tihti ta vaatab televiisorit või paneb kooli plokis märke, kui tihti ta vaatab, nad kõik jõuavad kõik kokku ühesse kohta ehk aruandes õpilane Kask vaatas 2020-2021 õppeaastal televiisorit 2 tundi päevas näiteks. Ja kui nüüd võtta see õpilase küsimuste aruanne üle aastate, kui ta järgmine aasta vaatab televiisorit 1 tund päevas, siis saab selle võrdluse ka ära teha. Ja kuna see küsimuse sõnastus on väga tähtis selleks, et vastused oleksid võrreldavad, siis jah, meil on 2 sorti küsimusi. Küsimus, mida ma muuta ei saa. Minu laps tahab kooli tulla. Mul ei ole võimalik seda küsimust muuta, sest see küsimus on avaldatud. Ma saan selle küsimuse ainult kustutada ehk ära arhiveerida. Ja küsimus, mis on mustand, ma saan seda muuta. Ma näen, mis märksõnad on. Ma saan selle avaldada ja ma saan selle kustutada. Nii et ja samuti, kui küsimus on küll avaldatud ja ma tahan ta kustutada, siis ma saan ta kustutada seni, kuni ta ei ole mitte üheski küsimustikus. Et hetkel meil küsimustik ei ole, järelikult selle küsimuse kustutamine peaks olema igati okei. Et see on selline üldine loogika siin küsimuste ja küsimustike taga ja vaataks nüüd küsimuse liigid üle, et teil oleks lihtsam otsustada, millise liik valida, kui te asute oma küsimusi lisama. Valikvastusega küsimused ehk üks vastus, see on kõige tähtsam. Inimene peab valima ühe nendest variantidest ja see mitmest valikut võimalik ei ole. Ja ma lisan huvitegevusse uue küsimuse. Nii. Ja siin on nüüd kõik küsimuse liigid. Valikvastusega üks valik on vaikimisi küsimus ja küsime siis selliselt. Kui peaksid
valima ühe huvitegevuse, siis mis see oleks? Peaksid valima ainult ühe huvitegevuse, siis mis see oleks? Nii, nädalaplaani küsimus see ei ole, kirjeldus. Palun sisesta siia oma kõige meeldivam valik. Aga see ei ole kohustuslik. Nii. Ja nüüd on siis vastused. Ja see on see koht, kus mõnikord tehakse viga. Ehk siis siia me ootame numbrit ja vastus on siis korvpall, lisajärgmine 2, jalgpall, lisajärgmine 3, male, lisajärgmine 4, programmeerimine, lisajärgmine 5, ma ei taha tegeleda huvitegevusega. Nüüd üks selline üleüldine e-kooli mitte puutuv, aga küsimuste sisestamise loogika küsimus, soovitus on see, et kui te esitate sellise küsimuse, kus inimene peab tegema ühe valiku ja saab teha ainult ühe valiku, siis tegelikult peate te igasugustel küsimustel jätma inimestele ka võimaluse öelda, et ma ei tea, ma ei taha, mind ei huvita, et see neutraalne vastus, mis ei ütle, et ta peab tegema siin valiku korvpalli, jalgpalli, male ja programmeerimise vahel, ta võib öelda, et ma ei kavatse oma eelistust avaldada või ma ei tea või midagi muud sellist. Et see on selline üldine soovitus. Peale salvestamist on see küsimus olemas. Nüüd nad on selles järjekorras, nende numbrite järjekorras, mida me sinna ekraanile kirjutasime. Kuna see on see üldine teema, siis ma võtan selle küsimuse uuesti ette muutmisega. Ja ma tegelikult tahaksin, et programmeerimine oleks esimene, siis tuleks male, siis tuleks jalgpall ja siis tuleks korvpall. Ja kui ma olen salvestanud, siis on see järjekord teine. Et see number siin ees näitab tegelikult selle elemendi järjekorda listis ja selle numbri muutmisega on võimalik siis teha siin muudatusi. Et see on siis see väike asi. Nüüd teine küsimuste tüüp on siis samuti üks vastuse variant, aga vastused on horisontaalselt. Ehk siis on see tegelikult selline tavaliselt, see sai lisatud selleks, et väiksematel lastel oleks lõbusam küsimustele vastata ja samamoodi annab see siis edasi seda mingisugust meeleolu või mingisugust arvamust mõne asja kohta. Nii, ja lisan uue küsimuse. Minu arvates on meie koolis huvitegevus hästi korraldatud. Küsimus võiks olla alati positiivne. Valikud horisontaalselt. Nii, ja vastused. Nüüd peab arvestama sellega, et see esimene öökull on alati rõõmus öökull, nii et esimene vastus on alati olen nõus. Teine vastus 2. Enamasti olen nõus. Nii, kolmas vastus ma ei tea või siis nii ja naa. Või siis oleneb huviringist. Nii. 4. vastus ei ole enamasti
nõus ja 5. vastus. Meie koolis on huvitegevusega asjad halvasti. Ja salvesta. Või paneme natuke paremini. Ei ole nõus. Ja salvesta. Nii. Ja nüüd on siis vastavalt inimese valikule. Kui ma oleksin need kirjutanud teistpidi, siis oleks see olen nõus tulnud siia kurva öökulli peale, et öökullid järjekordade muuta ei saa. Aga te saate muuta oma neid märgendeid siin taga ja neid võib olla ka rohkem kui 5. Ja siin on ka alamäärk, kus pool see plusspool on. Ja jällegi, et kui te teete sellist küsimust, kus te tahate küsida inimeste arvamust, nii mul on siin viga. Enamasti olen nõus. Nii, salvesta. Kui ma nüüd tahaks tegelikult panna midagi veel vahele, ma panen siia tagasi vahele selle, ma ei tea, nii või naa, ma panen siia vahele uue 3. Ma ei taha huviringides osaleda. Nii, selle vana 3 muudame 4, 4 muudame 5, 5 muudame 6, salvesta. Ja nüüd on siin üks öökull juures. Et niimoodi see käibki. Et arvamuse küsimuseks on see öökullide jada päris palju ja minu meelest mahub siia 7 öökulli, kui ma õieti mäletan. See oli siis see öökullide variant. Suurematele lastele, kes võib-olla oskavad paremini oma neid olekuid otsustada või oleks rohkem neid nii-öelda vastuse punkte kui ainult 6 või 8, siis on sobilik kasutada liugurit. Lisan uue küsimuse, ütlen, et tegu on liuguriga. Nii, me küsisime, kas tahame. Minu treener või huviringi juhataja on tore. Nii. Jällegi küsimuse kirjeldus ja siin on nüüd 2 võimalust. Te kas näitate seda, mida te siin alla olete kirjutanud vastajale või te ei näita. Nii, ja siin tuleb nüüd vastused panna protsendis. Nii et 0% on ei ole ja 100% on väga tore. Ma teen praegu salvestuse, et te näeksite, kuidas see on. Ja siin on nüüd peab meeles pidama, et see on tagurpidi, eks ole, et ei ole ja väga tore on siin vahepeal. Kui ma võtan nüüd siit selle linnukese ära ja salvestan, siis on mul see sama asi, aga ilma nende selgitusteta. Ja kui ma panen linnukese tagasi ja lisan siia vahepealseid punkte, näiteks, et 25 me ei klapi omavahel. Lisa järgmine 50. Jällegi vahel on meil arusaamatusi, aga muidu on tore. Ja 75 on tore. Enamasti. Ja salvestan. Siis need punktid, vabandust, ma unustasin panna linnukese, salvesta. Siis need punktid on näha, aga siin natukene on mingisugune asi viltu läinud. Et siin on, märgime üles, vaatame
vaatame ära, miks nad on läinud üksteise alla. Nii, et võtame linnukese maha, on kõik korras. Nii et ja siin peab siis meeles pidama, et see on 100-ni, siin ees on numbrid 0-st kuni 100-ni ja nad siis näitavad seda vastuse protsenti juures. Nii. See on siis liugur. Nüüd, kui mul on võimalik teha mitu valikut, siis see on selline standardne valik. Ma saan teha märkida ära need variandid, mis mulle sobivad. Teeme nüüd uue küsimuse. Võtan korraks tagasi. Okei. Palun tee oma valik meie koolis pakutava huviringide osas. Nii, valikvastusega mitmikvalik. Võib panna siia kirjelduse, aga muidu on samamoodi. Üks oli siis korvpall, 2 oli boks, 3 oli jalgpall, 4 oli male, 5 oli jooga ja 6 oli ma ei kavatse huvitegevuses osaleda. Ja võib panna ka veel 7. Mulle meeldiv ring puudus. Ja salvesta. Nii et kui inimene tahab käia korvpallis, males ja joogas, on see tal võimalik. Kui ta ei kavatse huvitegevuses osaleda, on see võimalik. Kuigi ta teeksin valiku ja temale meeldiv ring puudub ka, samamoodi on see võimalik. Nii, ja tekstivastusega küsimus. Et tekst, koht, kuhu inimene saab siis kirjutada oma arvamuse, see on kõige lihtsam ja tavapärasem. Nii, uus küsimus. Millised ringid sooviksid sina meie koolis avada? Soovitaksid sina meie koolis avada. Ja see on tekst. Ja siin rohkem saab panna selgituse juurde ja salvesta. Ja see on siis koht, kuhu inimene saab kirjutada, mis ringe tema tegelikult tahaks ja see on siis teksti vastus, mida saab siis analüüsida ja vaadata, mille osas meie õpilased puudust tunnevad. Nii, õppeaine küsimus. Et õppeaine küsimus on siis tegelikult selline küsimus, kuhu siis küsimustikku koostades ütleb kooli juhtkond, mis ainete kohta seda küsitakse. Et küsimust koostades pannakse lihtsalt paika need valikud. Nii, aga see peaks olema õppeaine küsimus ja ma võtan siin kooli ja uus küsimus. Tunnis on huvitav ja see on õppeaine küsimus. Ja nüüd ongi mul valikud. 1 väga, mitte nii, on huvitav. 2 on normaalne ja 3 ei ole huvitav. Ja salvesta. Ja see on siis õpilane vastama asub, siis on õppeaine nimetus ja ta saab siis valida ühe nendest valikutest. Ja aja küsimus, et see on siis tegelikult kellaaeg ja et näiteks kõige traditsioonilisem
aja küsimus vanematele, uus küsimus, et pange tähele, kui ma valin siit erinevate nende sõnade vahel, märksõnade vahel, siis see märksõna kohe vaikimisi küsimus kuulub sinna märksõnasse, mis teil valitud on, nii et siin te väga palju eksida ei saa. Koolipäevadel ärkan kell ja aeg. Jällegi rohkem siin midagi panna ei saa. Seda läheb ka nädalaplaani. Kas see on nüüd tegu ärkamisega, magamineku muuga, see on sellised valikud ja salvesta. Ja see ongi kõik koolipäevadel, ärkan kell. Inimene lisab siia näiteks 7:15. Et see oli siis aja küsimus. Ja nüüd üks asi, mis jäi, millest ma praegu üle läksin, ehk siis valikvastusega üks vastus. Küsimuste juures on meil tegelikult üks lisavalik. Et kui võtan selle huvitegevus ja võtan siit ühe huvitegevuse, mis see oleks, võtan ta ette ja nüüd te näete, et tegelikult kui on ühe valikuga küsimus, ükskõik kas see on siis see horisontaalselt või on see nende mummudega ehk ühe valikuga küsimus, on võimalik lisada alamküsimus. Et kui laps vastab, et ta tahaks tegeleda malega, on kõik korras. Programmeerimisega on kõik korras. Jalgpalliga, et võib-olla ma tahan siin küsida tema käest, et tekstküsimus, millisel päeval ja kellaajal sulle jalgpallitrenn sobiks. Kui ta valib, et ta tahab tegeleda jalgpalliga, siis järgmine küsimus on tegelikult see, et millisel päeval ja kellaajal sulle jalgpallitrenn sobiks. Saab siis öelda, et ma tahaks käia kolmapäeviti ja neljapäeviti kella 2, on mul sobilik aeg jalgpalli jaoks. Ja näiteks ma ei taha tegeleda huvitegevusega, ma võin öelda ka valikvastusega üks valik või mitmikvalik. Ma võin näiteks öelda, et alamküsimus siis on, et märkisid, et ei taha tegeleda huvitegevusega. Miks? Ja 1, mul on vähe aega. 2, ma elan koolist kaugel. 3, mind ei huvita koolis pakutav. Ja 4, mind ei huvita miski. Näiteks. Ja salvesta. Et siin me küll neid alamküsimusi selles eelvaates ei näita, aga päris küsimustikus tulevad nad siis selle küsimusega koos välja. Et need olid siis need küsimuse liigid ja küsimuste lisamine, uue küsimuse lisamine, küsimuse avamine muutmiseks, küsimuse staatus ja kui ma saan märksõnad, ma saan osa küsimusi arhiveerida ja kustutada, need arhiveeritud küsimused tulevad siin välja. Nii et vanematel oli mul mitu, koolisöök on hea, arhiveeri, okei. Nüüd kui ma võtan vanematel ette, et arhiveeritud küsimused, siit on ära läinud see koolisöök on hea, arhiveeritud küsimus, koolisöök on hea. Kustutada ma seda siit äkki saan, aga kui ta on kasutuses, siis ma ta kustutada ei saa, sest vastused on ju kõik selle küsimusele alles. Nii et te saate arhiveerimise kaudu teha tühjemaks seda listi, seda nimekirja, mida te küsimustikes kasutada saate.
Nüüd soovitan sellesse sammu panustada, ehk siis vaadata 3 korda üle, vaadata mitme inimesega üle, kontrollida üle kõik kirjavead, kõik variandid, sest praegult on seda võimalik veel muuta. Kui ma ütlen, et selle küsimusega on korras ja ma ütlen, et avalikusta, siis seda küsimust ma enam muuta ei saa. See küsimus on nii, nagu ta on ja see on näha, et ei ole enam mustand. Jõuan tundi õigel ajal, avalikusta. Nii. Ja mis mulle koolis meeldib, avalikusta. Ja tundis on huvitav, see on siis see tunni küsimus, avalikusta. Et need on need küsimused, mida ma kavatsen kasutada. Ja huvitegevuse juures ka ainult ühe huvitegevuse avalikustan. Ja mis ringid avalikustan. Nii. Ja avalikustan. Et nüüd ma olen siin teinud need ettevalmistused ära ja mul on olemas märksõnad ja mul on olemas osa küsimusi on avaldatud ja mul on küsimused olemas. Nüüd järgmine samm on siis küsimustiku lisamine. Ehk siis mul on küsimused olemas ja nüüd ma nüüd otsustan, kuidas moodi ma neid küsimusi oma kolleegidele ehk klassijuhatajatele pakun välja. Ja see on siis küsimustik aken. Ei ole mitte ühtegi küsimustikku. Vajutan siin plussi peale. Minu uus küsimustik on kassi, saba, küsimused. Nii. Ma võin siia panna kirjelduse kasutamiseks kõigis klassides näiteks ja salvesta. Ja nüüd on mul olemas küsimused, küsimustik kui selline ja on ta võimalik seda muutmiseks lahti võtta ja mul on ta võimalik ära kustutada, kuni ta on mustand. Ja mul on võimalik panna siia juurde fail, ehk siis ma saan selle sama küsimustiku kenaks failiks koostada Wordis näiteks ja panna juurde, et oleks klassijuhatajal võimalik näiteks mõnele vanema jaoks välja trükkida, aga selle sammuni on veel aega. Nii, lisamärksõna. Ja ma ei pea nüüd tegema tegelikult ükshaaval valikuid. Ma võin öelda, et ma kasutan siin kooli, ma kasutan siin huvitegevust, ma kasutan siin vanematele salvesta. Kui ma näiteks võtan huvitegevuse maha, ma arvan, ma ei kasuta seda, aga siis ma ikkagi otsustan kasutada lisamärksõna huvitegevus, ainuke, mis ei ole selles küsimustikus veel kasutuses, salvesta. Nii et kui te näiteks teete kooliga seonduvad küsimused eraldi algklassidele, põhikoolile ja gümnaasiumile, siis ongi võimalik, äkki on mõistlik pannagi, et üks plokk on kool algklassidele, teine on kool põhikoolile, kolmas on kool gümnaasiumile ja see on teil natuke paindlikum nende valimine. Nii, ja nüüd on mul märksõnad, aga mul ei ole siin ühtegi küsimust. Ja küsimuste lisamiseks iga märksõna jaoks lisaküsimused. Need on nüüd need 1, 2, 3, 4 küsimust, mis on avalikustatud selleks hetkeks. Ma võtan küsimused ja kool, mul on 1, 2, 3, 4 küsimust. Nii, ma võtan sunnis töötan kaasa ka, avalikustan selle ära, lähen küsimustike alla, lisaküsimused kool, sunnis töötan kaasa, need küsimused on kõik olemas. Kui ma tahan teada, mis küsimus see selline on, ma saan selle küsimuse lahti teha. Aha, see on selline küsimus. See on selline küsimus. Või selline küsimus. Okei, ma valin nad kõik endale välja, salvesta. Nii, nüüd on mul siin 5 küsimust. Mul on võimalik avada eelvaade.
ehk siis selle lehe peal vajutades ma näen, et minu vestlus näeks praegu välja niimoodi. Tundi õigel ajal, mulle koolis meeldib, tunnis on huvitav, tunnis töötan kaasa. Ja selline näeks vestluse üldolek välja. Küsimused ei ole õigel ajal, õiges järjekorras. Ma tahaks nad panna teise järjekorda, et see on kõige viimane, mis mulle koolis meeldib. Jõuan huvitav, töötan kaasa, on huvitav, selles järjekorras. Okei. Ja see järjekord siis jääb, kui ma võtan eelvaate, siis on siin küsimused selles vaates ja äkki lihtsam vastata. Sama teiste kohta. Huvitegevus. Mul on siin need, võtan nad kõik, salvesta vanematele. Laps tahab kooli tulla, salvesta. Nüüd ma tegelikult tahaks vanemate käest veel midagi küsida, aga seda küsimust ei ole valikus. Ma lähen siia, ma võtan vanematele, lisan uue küsimuse. Minu arvates võiks meie koolis muuta järgmisi asju. Teksti küsimus, salvesta, avalikustan, lähen küsimustikku, võtan vanematele, nüüd on mul üks uus küsimus, sest seda, mis on juba olemas, seda mulle ei pakuta, salvesta. Kui ma arvan, et seda küsimust ma ei taha esitada, okei, aga see küsimus ei kao ära mitte siit küsimuste alt, vaid see küsimus kaob ära ainult sellest küsimustikust ja kui ma tahan ta uuesti tagasi panna, siis ma saan ta tagasi panna. Nii et järjest ümber. Sooviksid avada. Niimoodi salvesta. Et saate aru, et te praegu tegelikult panete paika sellega, milline on see küsimustik, mida klassijuhatajad kasutavad. Te valite välja, millised kooli märksõnadest on siin kasutuses ja millised küsimused igas märksõnas on siin kasutuses. Te saate neid iga hetk välja arvata, te saate lisada küsimuse, mis on unustatud lisamata ja selle siis see küsimustiku sisse panna. Seda kõike seni, kuni tegu on mustandiga. Ehk siis see küsimustik ei ole veel valmis, seda küsimustikku ei näe endiselt mitte keegi. Kui ma hakkan klassijuhatajana lisama uut arenguvestlust, mul ei ole ühtegi küsimustikku, millele vastata. Siis see on mul alles mustand, ma praegult alles toimetan temaga. Nii, et nüüd on mul küsimused paikas ja nad on õiges järjekorras, et selline võiks olla see küsimustik, mida ma klassijuhatajatele annan. Ja nüüd ma saan teha veel ühte asja. Ma saan ära märkida, et millised nendest küsimustest on need, mida klassijuhataja peab esitama. Näiteks, mis sulle koolis meeldib? Ma ütlen, et see on nõutud küsimus, ehk see on siis kohustuslik küsimus ja salvesta. Et seda küsimust iga laps peab vastama, laps või lapsevanem, aga kas ta ka vastab, see on juba teine asi. Nüüd ma tahaksin, et kõik vanemad vastaksid nõutud küsimusele, aga ma ei taha seda koolis muutmise asja. Ma tahan, et ta läheb aruannetesse, eks ole, et ma näen seda oma aruannete alt, mida koolis muuta võiks, aga seda vanemate arvamust, mis koolis muuta võib, et seda ma protokolli ei lisa. No protokolli ei, kõik muud vastused lähevad protokolli, see vastus protokolli ei lähe. Ja kui ma tahan, et mingit küsimust ei oleks arenguvestluse käigus näha,
et ta peab vastama, aga vastus ei ole vestluses nähtav. See tähendab, et õpilane või lapsevanem vastab ära ja see läheb aruandesse, aga vestluse ajal me seda küsimust ei vaata. See on üldse kõige kahtlasem juhtum, et seda ma soovitan teil mitte käppida selles mõttes, et mis vastamine siis on, kui vastus on peidetud või salajane. Nii. Ja nüüd on mul siis mitte siit tunnist töötan kaasa. Okei, see ei olnud, tund on huvitav. See oli minu aine küsimus, ehk siis tund on huvitav. Ja ma võin ta panna ka kohustuslikuks või mitte, see pole tähtis. Aga nüüd, miks on võib-olla hea teha valik, teha eraldi küsimused erinevate kooliastmete jaoks. Näiteks gümnaasiumis tahate küsida, kas ühiskonnaõpetus ja kirjandus tunnid on huvitavad, aga võib-olla esimese klassi käest tahate küsida, esimese kooliastme käest tahate küsida, kas eesti keel ja kunstiõpetus ja loodusõpetus ja matemaatikatunnid on huvitavad. Ja tööõpetus näiteks ja muusika. Et teete siin valiku nendest ainetest, mille kohta see tund on huvitav, küsitakse. Et see kahjuks siin nähtav ei ole, aga siin tuleb kõik eesti keel, matemaatika, inimeseõpetus, tööõpetus. Et see on siis selle aine küsimuse erijuhtum. Nii, ja kui siis küsimustik on valmis, te võite veel heita talle viimase pilgu. Kas kõik on nii, nagu te seda arvasite? Ja siis tuleb võtta ette see küsimustiku avamine, kassisaba küsimused ja öelda, et ta on mitte mustand, vaid avalik. Salvesta. See küsimustik on avalik, te ei saa siin enam teha ühtegi muudatust. Saate endiselt vaadata, kuidas see välja näeb, aga muuta teda enam ei saa. Ja ei saa panna juurde küsimusi, ei saa juurde panna blokke või märksõnu, ei saa midagi välja arvata, ei saa muuta enam nende küsimustega seotud parameetrid, ei saa muuta nende järjekorda. Et ainult, mis teha saate, on öelda, et see töö läks untsu, öelda arhiveeri ja siis see küsimustik võetakse aktiivsest kasutusest ära. Ja loomulikult on arhiveerimist vaja aega ka selleks, et uue küsimustikuga tulla välja, et uue aasta küsimustikus parandada vana aasta vead. Ja see ongi selle küsimustiku tegemise tehnika ja tehnoloogia. Nüüd küsimustiku haldus. Ja märksõnade haldus, et igal vajutus järjestab ümber, avab küsimuse vaate. Ja viimase teema on siis aruanded. Nüüd aruannete vaatamiseks ma lähen Kassisabast teise kooli, Pisisaare kooli, aruanded, arenguvestluse aruanne, et ma näen, mis klassides on vestlused avatud, kui palju on broneeritud, alla kirjutatud, töö käimas ja mis küsimustikku kasutatakse. Ja kui ma nüüd võtan näiteks 9. klassi lahti, siis on siin 2 vestlust ja kui ma võtan lahti, siis ma näen lihtsalt seda, et kellega on vestlema asutud ja millal on protokoll alla kirjutatud. Et see on see kõik, mida ma näen. Õpilase arenguaruannet koolijuht ei näe, et see on ainult klassijuhataja jaoks. Klassijuhataja näeb oma laste vastuseid küsimustikele erinevatel aastatel, nagu me seda eelmise webinarist rääkisime. Koolijuht näeb küll küsimuste aruannet, nii et kõik õppeaastad, kõik küsimustikud, vastused, näitavastuseid ilma nimedeta saab vaadata või siis saab võtta ette konkreetse õppeaasta, selle õppeaasta kõik vastused kõigile küsimustikele
või siis selle õppeaasta klassi vastused küsimustikele. Ehk siis sellel õppeaastal 9. klass taastas niimoodi. Ja sama klassi vastused on olemas ka eelmiste aastate jaoks. Kodune küsimustik, anti sellised vastused, nii et põhimõtteliselt on siin võimalik tagasi minna. Ja või siis võtta kõik vastused üle kõigi klasside või võtta kõik üle kõigi. Et siin siis on küsimustike järgi, sellepärast et siis te saate näha neid vastuseid ja vastused ei ole jagatud märksõnade kaupa. Jällegi sellepärast, et sama küsimus võib olla seotud mitme märksõnaga. Ükskõik millises märksõnas me küsisime, tahan kooli tulla, siis inimesed pigem nõustusid, kui et pigem ei nõustunud sellega, et nad tahavad kooli tulla. Nii, ja tänan siis kõiki vaatamast ja kuulamast.